Tere, tere! Oled sa kunagi mõelnud, et miks nohu sa võid sõbralt saada, aga mõnda teist haigust jälle mitte? Huvitav, eks? No vot, täna me uurimegi just neid natuke teistsuguseid haigusi. Neid, mis ei nakka. Ja mis kõige tähtsam, räägime sellest, kuidas me saame ise olla terved ja tugevad. Meie tänane jutt algab ühe looga. Seda rääkis meile 11-aastane Sandra oma sõbrast. Kujuta nüüd ette, sõber saab endale uue, armsa ja karvase hamstri, aga siis täitsa ootamatult läheb tal nägu punaseks ja hakkab kohutavalt sügelema. Mis küll juhtus? See ongi hea küsimus. Anju, mis siis ikkagi lahti oli? Kas sina oskad arvata, miks see nägu sügelema hakkas? Ära muretse, kui sa kohe ei tea. Me saamegi sellele täna koos vastuse. Ja siin on meie tänane plaan. Kõigepealt teeme selgeks, mida see pikk ja keeruline sõna mitte nakkus ja haigus üldse tähendab. Siis uurime lähemalt 3 sellist haigust, allergiat, diabeeti ja kasvajaid. Ja lõpuks, kõige olulisem osa, õpime, kuidas iseenda eest hoolitseda ja terve püsida. Alustamegi siis päris algusest. Mis need mitte nakkuse haigused siis on? See sõna küla võib-olla natuke keerulisest, aga tegelikult ma luban, on asi väga lihtne. Vaatame nüüd seda pilti. Nakkushaigus, näiteks nohu, on selline, mille sa võid sõbralt saada. Üks aevastab ja teine saab pisikud endale. Aga mitte nakkushaigus, näiteks allergia, seda sa ei saa sõbralt. See on sinu keha enda asi ja teistele see edasi ei lähe. Lihtne on ju. Seda ei saa teisele inimesele anda. Okei, aga kui need haigused ei tule teiselt inimeselt, siis kust nad tulevad? No, selleks on tavaliselt 3 põhjust. Esiteks, meie eluviis. See, mida me sööme ja kui palju me liigume. Teiseks, pärilikkus. Mõned asjad saame me oma vanematelt ja vanavanematelt kaasa. Ja kolmandaks, keskkond. See, milline on õhk ja vesi seal, kus me elame. Kõik need asjad koos mõjutavad meie tervist. Nii, nüüd lähme edasi allergia juurde. Mäletad seda Sandra sõbralugu hamstriga? Vot just sellest me nüüd taksalat räägigime. Mis asi see allergia siis on? Kujuta ette, et su keha on nagu suur ja tugev kindlus ja sel sees on valvurid. Allergia puhul lähevad need valvurid natuke segadusse. Nad näevad midagi täiesti tavalist, näiteks lilletolmu ja karjuvad. Appi, vaenlane ründab ja siis algab kehas suur segadus. Keha reageerib lihtsalt liiga tugevalt. Ja seda asja, mis selle segaduse ja valehäire põhjustab, nimetatakse allergeeniks. Allergeen on see, mida kehavalvurid vainlaseks peavad. Sandras sõbra puhul oli allergeeniks siis see väike armas hamster. Vaatame siin pildil, mis asjad veel võivad allergeenid olla. Kas tunned midagi ära? Siin on näiteks lemmikloomade karvad, siis pähklid ja piim. Mõnel on allergia ravimite vastu, teisel jälle tolmu vastu ja muidugi õietolm, mis kevadel ringi lendab. Päris palju erinevaid asju, eks. Ja kuidas sa siis aru saad, et tegemist võib olla allergiaga? Tihti hakkab ninas sügelema ja sa pead kogu aeg aevastama. Või silmad lähevad vesiseks, nagu sa nutaksid. Või tekivad nahale punased laigud, mis sügelevad. Täpselt nagu Sandra sõbral. Mõnikord võib isegi hingata olla natuke raske. Need ongi märgid, et keha reageerib millelegi. Nüüd võtame ette järgmise mitte nakkuse haiguse, diabeedi. Ja tuletan meelde, ka diabeeti ei saa sõbralt saada, isegi kui te koos sööte. See on jälle iga inimese keha enda asi. Diabeeti nimetatakse ka suhkruhaiguseks. See tähendab, et kehal on raskusi suhkruga. Mõtle nii. Toit, mida sa sööd, on nagu autobensiin. Keha peab selle bensiini energiaks muutma. Aga diabeedi puhul keha ei oska seda hästi teha. Ta ei saa toidust kätte seda energiat, mida ta jooksmiseks ja mängimiseks vajab. Diabeeti on 2 erinevat tüüpi. Lastel on kõige sagedamini esimest tüüpi diabeet. See on siis, kui keha lihtsalt ei tee ühte väga-väga tähtsat ainet, mida nimetatakse insuliiniks. See on nagu võti, mis laseb suhkrul rakkudesse sisse minna. Kui seda võtti pole, siis uks lahti ei tule. Teise tüübi puhul on võti küll olemas, aga see ei tööta hästi. Millised on siis märgid, et lapsel võib olla diabeet? Kuna keha ei saa energiat kätte, on ta kogu aeg väga väsinud ja tal on kogu aeg suur janu ja suur nälg, sest keha proovib meeleheitlikult energiat leida. Ja mis on imelik? Kuigi ta sööb palju, võib ta hoopis kaalust alla võtta. Nüüd räägime kasvajatest, sest sõna võib tunduda natuke hirmus, aga ära muretse, me räägime sellest väga rahulikult ja lihtsalt, sest kui me asjadest teame, siis me ei karda neid nii palju. Mis on kasvaja? Kujuta ette, et su keha on ehitatud Lego-klotsidest. Need klotsid on rakud. Tavaliselt tekib uusi klotse juurde täpselt nii palju kui vaja. Aga kasvaja puhul hakkavad rakud paljunema liiga kiiresti.
tekib lihtsalt üks suur klotside hunnik, mida pole tegelikult vaja. Neid klotsihunnikuid on 2 sorti. Healoomulik kasvaja on selline, mis kasvab aeglaselt ja püsib ilusti ühes kohas paigal. Ta ei tee teistele kehaosadele liiga. Aga pahaloomulik kasvaja, mida me tunneme ka vähi nime all, on teistsugune. See kasvab kiiresti ja võib levida teistesse kohtadesse ning seal ka teisi rakke hävitada. Ja nüüd üks väga-väga oluline asi. Kuule nüüd hoolega. On avastatud, et väga paljud vähijuhtumid on seotud 2 asjaga, suitsetamise ja valetoitumisega. Ja tead mis? See on tegelikult hea uudis. See tähendab, et me saame ise väga palju ära teha, et olla tervemad. Meie valikud on olulised. Ja nüüd ongi käes kõige tähtsam osa. Kuidas siis olla terve ja tugev? See on tegelikult lihtsam, kui sa arvad. Vaatame koos üle 5 lihtsat sammu. Nii, siin on meie 5 rusikareeglit. Esiteks, liigu iga päev, jookse, mängi palli, tantsi, kõik on super. Teiseks, söö vikerkaardi. See tähendab, et söö palju erinevat värvi puu- ja juurvilju. Kolmandaks, kui sa märkad, et miski teeb su olemise halvaks, räägi sellest kohe emale või isale. Neljandaks, ütle alati suitsule ei. Ja 5, maga korralikult. Uni on aeg, kui su keha saab puhata ja ennast parandada. Ja nüüd küsimus just sulle. Mõtle korraks. Millise ühe tervisliku valiku saad sina juba täna teha? Kas valid kommi asemel õuna või lähed pärast õue sõpradega mängima? Iga väike samm on väga oluline. Hoidke ennast ja olge terved!